Täna jõudis rahunõukogu ajaloolise kokkuleppeni Hamasi ja kõigi teiste relvastatud rühmituste täielikuks desarmeerimiseks Gazas. See on murranguline samm püsiva rahu ja julgeoleku suunas. Aga mida Hamas ütleb? Vaata seda. Rääkisime raskerelvade hoiustamisest rahvusliku komitee vastutuse all. Punkt. Ja veik. Me ei rääkinud ühestki muust tingimusest, ei relvitustamisest ega millestki muust. Küsimus maa vabastamisest, okupatsioonist ja Palestiina rahvusliku ühtsuse ülesehitamisest. Need on teemad, millega me tegeleme ja millega jätkame tööd. Nii et see on kokkulepe, eks? Sa loobud raskest relvastusest, teisisõnu rakettidest, aga neil võivad jääda kaitserelvad, mille hulka kuuluvad Kalašnikovid ja RPG-d. Millest me siin siis täpselt räägime, kui öeldakse, et see on desarmeerimine ja neile antakse amnestia? Antakse amnestia, et jääda sektorisse. Me teame, et nad ei kavatse relvi maha panna, nii et kogu see tegevus on lihtsalt mõttetu. Ja kahjuks oleme seda president Trumpi puhul üsna sageli näinud, kui tundub, et ta ei tea, mida muud teha. Ma mõtlen, Hamas juba esimesest päevast alates, kui ta esitas 20-punktilise plaani, lükkasid nad desarmeerimise tagasi. Me ei tegele ka Hamasi taga oleva isikuga ja see on Iraani Islamivabariik. Ma tean, et me oleme ka selles osas edasi-tagasi, aga see on sama asi. Vähemalt praegu, nii palju kui me teame, president Trump ei liigu edasi nende vastutusele võtmisel ja ka rahvusvaheline kogukond ei tee seda. Ja me teame, et see on Mao pea ja me teame, et kindlasti on Hamas nõrgenenud. Ja minu arvates on asi nii. Tulemas on veel üks talv. Mul on tunne, nagu ma oleksin troonide mängus. See on nagu troonide mäng, ainult ilma draakoniteta. Tulemas on veel üks talv. Nad ei saa lasta miljonil inimesel veel üks talv telkides elada. Nii mina seda näen. Ja nad tahavad tuua raha ülesehitustöödeks, aga nad ei saa jätta ülesehitust Hamasile. Nii et nad teavad lihtsalt jätma mulje, et Hamas ei juhi enam. Nii mina seda näen, ma näen, et see ongi asi. Vabandan, kui kõlan üleolevalt. Ja ma ei mõtle seda Gazas elavate inimeste suhtes halvustavalt. Aga miks me muretseme Gaza inimeste pärast, isegi kui miljon neist elab talvel telkides? Kui sul on 92 miljonit inimest, kes elavad islamistliku, terroristliku diktatuuri all ja kellel muide ei ole energiat, vett ega muid eluks vajalikke asju Iraanis. Kõik see toimub režiimi tõttu riigis, mis on tegelikult rikkalik ressursside poolest. Miks nemad ei loe? Aga äkki miljon inimest Gazas loevad?